Jotka Laagri vasakul poolel kaamera vaatenurgast ja nemad siis valgetes särkides. Kas Harju oma sellise lubava rünnaku kohe. Ja nii on Rudenko. Ja Rudenko teeb löögi ka, pall on värava eest lahti. Ja seal praegu Pereira paneb jala ette ja nüüd lüüakse Maksimkin. Lööb ka! Transil. Viidas. Ja nüüd tullakse Viidasele sisse ja on penalti hoopis siin kohe Transile. 17 minutit mängitud, mõni sekund peale. Ja kes see meil seal kaitses? Kas Järve ise oli see meil? Ja Maksimkin võttis aega, ootas ära, Baturins läks arvama sinna vasakule nurka. Maksimkin lööb palli keskele piisavalt tugevalt ning 19. minutil viib siis Mark Maksimkin penaltist Transi 1-0 juhtima. Rudenko pallini, võtab Purjanatset ette seal, annab palli kasti ka ja pall on Reimal ees. Ja Reimal oli praegu hea võimalus. Piki kaitsemängijad, kaugelt. Kastist välja, uuesti pall kasti, tõuk saab. Ai, tõuk keerutab, Baturins hüppab, aga no nii lati alla tõuki löök, kui vähegi saab olla. Baturins sinna ei ulata, võib-olla meetrike liiga palju väravast väljas mees ning Trans saab siin 37. minuti hakul oma värava kätte. Ning tõuk siis ka värava lisa omale juurde saab. Ning Trans läheb siia poole lõppu juba 2-0 ette. Üle 8 minut siis ning Joshua Tõuk lööb 2-0. Ai, hea löök tuleb Santoselt. Kud olid? Ja kauglööki. Raismer pillab. Ja jõuab sinna ilusti leitakse Viidas. Viidas võtab ette. Viidas lööb ka, aga Baturi polnud palli mängu panna. Tõukile ja kohe kolmas. Maksimkin annab hea tsenderduse sealt ette posti Tokele vea peale. Ja Toke lööb oma tänase teise värava. Ja mängitud siis 48 minutit, 49. minuti värav siis teeb seisuks juba 3-0. Ja no see on küll nagu külm dušš hetkel siin Harju Jotka Laagrile. Tulid nemad siia teisele poolajale väravat lööb. Palliga Maksimkin Kaborele. Kabore esimene löök ei ole paha Jotka Laagrile. Aga kui Trans siin tänase mängu peaks võitma, siis vaatame siin Kabore võimaluse. Kabore lööb! Ja leitakse sealt äärelt Viidas ka veel ülesse. Viidas lööb. Vanjussinile pall. Pall tuleb kasti, Tõuk. Ja Tõuk hästi suunab sinna alla nurka palli. Vahetusmängijad sealt ära kutsuti. Kabore saab jooksu. Kabore lööb ka, aga lööb mööda. Ja Rõõmustar ise läheb. Ja sööd Pihtile. Ja Piht lööb ühe tagasi. Ja 75 minut ning nüüd saadakse sinna liini taha see sööt antud ning äsja vahetuses sekkunud Christopher Piht lööb 75. minutil siis seisuks 3-1. Annab nurgalöögi Kaborele pea peale ja taas. Piht küsib. Ei saa nüüd Santos. Ja Piht saab taas minema. Leiab hästi Reima. Ja Reima lööb teise. Nii et 10 minutit minna, 80 minut. See, mis Reimal jäi esimesel poolel tegemata, nüüd lööb ära, nii et 80. minutiks on seis meil 3-2 siis. 80 minutit mängitud ning vaja ühte väravat veel Harju Jotka Laagril.
et oleks viigiseis tablool. Ja taas see liini taha sööt, mida tegelikult ja kas kaotavad palli, kaotavad Kabore. Kabore lööb, aga otse keskele ning Manjušin, Maksimkin. Kaborele nüüd jooksu peale. Aga seal on tõuk kohe olemas, tõuk läheb. Ja tõuk otsustab ikkagi selle mängu ära. Ja kui üks ründaja hat-tricki ei löö, siis täna on Joshua Tõuk mees, kes lööb hat-tricki selles mängus. Ja 90 pluss 2 siis Tõuki värav teeb seisuks 4-2. Ja siia Laagri pingile veel üks kollane kaart. Nii et kui jah, täna Kabore siin ühe poole ja mängida saab, võib-olla kõige paremini ei ole õnnestunud asjad seal raami sättida, siis teravust on mees kindlasti anda, aga Joshua Tõuk täna 3 väravat ja tuleb Transi poolt kiired 2 vahet. Mäng on... Nii on. Ma ütlesin, et äkki 6 mängime täis, siis 6 minutit mängime täis. Trans saab siin, ütleks pigem ikkagi sellise, kui vahepeal tundus see suht kindel mäng ja suht kindel võit, siis ikkagi mängu lõpp natuke pinevaks läks, aga kõigepealt väikene parandus, siis mänguseis ikkagi 4-2 lõppes, viimane värav ei lugenud, aga Christopher Piht, sina tulid siis vahetusest mängu, suutsite selle esimese poole alguse nagu tagasi tuua, et sinna liinide taha söödud, mis olid ohtlikud, saite 2 väravat ka tagasi töödud, mängu lõpp läks põnevaks, aga vahepeal oli ikkagi katastroof. Lõpuks saime mängu sisse, läksime nagu teravalt peale ja ma arvan, et nad tundsid ennast juba natuke ka liiga mugavalt võib-olla. Esimene poolek läks nagu läks. Aga see teise poole algus ka nagu, et kindlasti tulite selle mõttega, et värav 2 kiiresti tagasi lüüa, et seal saaks mängu tagasi, aga Transpordi justkui käigu juurde pannud, kõik jätkus sealt esimese poole pealt, aga vahetused nagu tulid kindlal hetkel või see oligi kokku lepitud või miks nagu ei tahetnud nagu vahetustega kohe nagu muutust tuua? See on treeneri otsustada. Mina neid vahetusi ei tee. Aga jah, me üritasime mänguplaaniga, üritasime ellu viia, aga ei saanud alt seda ülesehitust nagu käima, tundub lihtsalt. Lõpuks saime sealt tagant välja liinide taha ja olime ohtlikud ka kohe. Aga ikkagi näitate seda, et isegi kui 3-0 on vastased ees, siis Harju Jotka Laagrit maha ei tohi kunagi kanda ja ikkagi selline esineliku, esiviisiku jaoks olete ikkagi karmid ja ohtlikud konkurendid. Kindlasti jah, see meie eesmärk on. Ja siis need, kes on tabelis võib-olla lõpupoole, siis need kindlalt ära võtta ja? Jah, nii ülbelt ei taha siin öelda, aga see kindlasti on ka, seda me peame tegema kindlasti, seda me üritame. Aga aitäh ja kindlasti järgmistes mängudes saab paremini. Aitäh. Ja tuleb siis Transi poolelt Mark Maksimkin. Tervist. Uus muru on väljakule pandud ja esimene mäng nüüd selja taga. Kui algus tundus, et on nagu suht kindlalt mäng ikkagi käes, siis lõpp läks väga põnevaks. See on väga rõõmus, et meil on uus väljak, head tingimused, et selle jalgpalli mängida ja jah. Aga mäng oli justkui teie käes ja siis 80. minutiks oli selline tunne, et Harju Jotka Laagri tuleb ja võtab võib-olla selle viigipunkti või võidugi ära. Alustasime väga hästi, seis oli 3-0 ja pärast seda kaotasime fookus natuke ja siis seis 3-2. Ja, et lõpp oli selline närviline, et tuli kaarte ka mõlemale võistkonnale ja selline, treeneri pingilt oli ka seda kuulda, et kuigi seis oli nagu selline kindel 3-0, siis Kosulovski tahtis ikkagi, et mängiks sellist kõrget pressi ja justkui ei laseks Harju Jotka Laagrit mängu. Lõpus oli väga närviline, aga seis 4-2 ja võit. Aga selline, jäi väravaid löömata ka, aga publikud ka täna oli täitsa ilusti Narva kohta siia kohale tulnud staadioni avamisele, et andsid jõudu juurde. Ja siis täna oli nagu pidu meie linnas, et uus väljak
hea, päike paistab ja väga hea jalgpall, palju väravaid. See on kõik, mis on vaja fännide eest, ma arvan. Teie U19 siis klubi tiim sai ka Euroopa mängudele, et kas see andis ka nagu siis põhimeeskonnale indu juurde, et teie noored tulid siis Eesti karikavõitjaks? Ja muidugi nad olid väga tublid, on väga kõvasti tööd. Maksimi Gruznovi poolt, Valeri Smilkovi ja kõik noored mängijad väga armastavad jalgpalli ja nad on väga tublid. Olen rõõmus nende jaoks. Et ikkagi kõik, kes põhitiimis on, peavad selja taha vaatama, et noored tahavad ka ikkagi põhitiimis mängida. Ja muidugi nad annavad hea konkurents, siis nagu Stas Agaptšev mängib, ta on meie kasvandik, mina olen ka meie kasvandik Žuravljev ja meil on pared noored mängijad, sest peatreener usaldab noored mängijad ja annab võimalusi ennast näidata. Aga see on ainult klubile hea. Nüüd olete hetkel siis üks mäng küll rohkem peetud, aga ikkagi liiga tabelis seal Kalju ja Levadiaga ka ühtede punktide peal. Et teist kohta hetkel jagamas, et ikkagi üle pika aja Transil ikkagi väga hea hooaja algus ikkagi, ma rõhutan seda. Ja ausalt öelda, me üldse ei vaatame tabelisse, hooaja lõpus vaatame. Ei taha mitte midagi rohkem ütelda selle peal. Aga siis tuleb sind edasi panna ja edu järgmistes mängides.